lugema. Muusikapäeval teen Juudi kooli muusikaõpetaja Liina Kande. Mina olen Tallinna linnavalitsuse kommunikatsiooninõunik Lisandra Suursaart ning oleme siin täna selleks, et Tallinna linn, Eesti Juudi Usukogudus ja NTÜ Eesti Juudi Kogukond saaksid omavahel allkirjastada heade kavatsuste leppe. Kuid veel enne, kui asume päeva kõige tähtsama hetke juurde, palun osapooltelt paar saatelauset. Linnapea Jevgeni Ossinovski, palun. Austatud ravi, Juudi kogukonna esinaine, austatud Juudi kooli pere ja Juudi kogukonna esindajad. Tallinn on maailmale avatud pealinn ja me hindame kõrgelt kõiki siin elavate rahvaste mitmekesist kultuurielu. Juudi kogukond Tallinnas on põline ja elujõuline, mida kinnitab võime iseseisvalt korraldada haridus, kultuuri ja usuelu. Kool on loomulikult selles pildis üks tugisammas, mis aitab edasi kanda seda kultuurilist ja ajaloolist eripära. Ja Tallinna linn peab oluliseks Juudi kooli elujõulisust just nimelt kogukondliku hariduskeskusena. Juudi kooli selle hoonel täitus eelmisel aastal 100 aastat ja ma arvan, et on oluline, et just eelmisel aastal alustasime me ettevalmistusi koostöös Juudi kogukonnaga, usuühendusega, et tagada Juudi kooli jätkusuutlikkus järgmiseks 100 aastaks. Ja mul on hea meel, et täna me oleme jõudnud nii kaugele, et oleme jõudnud kokkuleppele, millisel viisil me ühiselt näeme Juudi kooli tegutsemist siin samas ajaloolises Karu tänava hoones ja mille osas Tallinna linn soovib võtta enda peale ülesanne lähiajal pakkuda siin mitte ainult kvaliteetset haridust, vaid varustada see kool ka tänapäevase õpikeskkonnaga, et just nimelt tagada seda, et Juudi kool nii kultuuri- kui hariduskeskusena oleks elujõuline ka lähimatel aastakümnetel ja miks mitte ka sajandil. Aitäh koostöö eest headele partneritele selles konstruktiivses protsessis, on olnud tükk tegemist, et siia jõuda ja loomulikult siit edasi on ka oluline astuda võimalikult kiiresti ka järgmised juriidiliselt siduvad sammud, et tõepoolest see visioon, milles me täna kokku lepime, et see ka reaalsuseks saaks. Aitäh! Annan sõnajärje üle NTÜ Eesti Juudi kogukonna esindajale Alla Jakobsonile. Ma valmistasin ette, mida ma räägin. Väga ametlik, reaalne sõna. Aga kui ma tulin koolis siia praegu, mul on absoluutselt sellised tunned. Mul tuleb kohe meelde, et siin õppis mu isa. Mul tuleb meelde, et siin õppis mu tütar. Ja et meil lootus on, et siin õppivad ka järgmised meie lapsed ja saavad juudi haridust. See on väga tähtis meie jaoks. Sest me oleme koos. See on kool, õppimine, sünagoog, see on usk ja kogukond, see on töö ja me oleme koos. Ja kui me seda koos teeme, me oleme kõik ja kui linn meid aitab, siis meil on väga sulle saab. Ja mis minu jaoks on nüüd väga tähtis, kui me vaatame, vabandage, et ma jälle ajalist, 42. aasta kantsikonverents, Eestis juut ei ole, aga nüüd me näeme, et me oleme siin. Ja me oleme siia mitte 9 päevast ja see on meie riik ja see on meie kodu ja see on meie linn ja see on meie kool ja me ennast tunneme Eestis Eesti inimestena ja väga armastame seda riiki. Ja kui linn meid toetab ja ütleb, et me teeme seda, siis ma tahan Jumala juudi südamega uskuda, et seda tehakse. Sest üks asi on plaan, üks asi kirjutama alla täna kõik ilus TikTok, aga on vaja, et see hakkaks elama. Aga selle on vaja tahta, otsida raha, teha plaane, otsida, kuhu meie lapsed lähevad paariks aastaks ja edasi. Aga ma olen veendunud, et me saame sellega hakkama ja vaatamata sellele, et linnas muutuvad traditsioonid, kui ma ei ütle seda sõna, muutuvad ka tänased meie külalised kogu aeg, ühed činovnikud ja teised činovnikud, aga meie näeme seda
meie lapsed tulevad meie vanase kooli, aga kus on uus, absoluutselt teine inimene, kus kõik töötab, kus on palju õhku, kus on palju saale, võib-olla veel ehitatakse midagi juurde, võib-olla natuke väikene mõistab ka kogukond, natuke väike lootus, aga igal juhul täname, et täna tulite meie juurde ja me lähme edasi ja see on kõige tähtsam ja me loodus. Aitäh! Aitäh! Palun teie ette Eesti pearabi Efraim Šumen-Kort. Lugupeetud linnapea kogukonna Paavo Jakobson, abilinnapea, haridusametnikud ja muidugi koolidirektor ja koolijuhtkond. Kallid sõbrad, kas tundub tavaline allkirjastada täna leping 30 aastaks? See on reaalne. Mõelge, mis on toimunud viimane 5 aasta jooksul. Õpetajatöö koolis internet. AI-programmid kirjutavad juba referaate ja isegi keelest. Muide, selle keelega ma kirjutasin lihtsalt. Mõelge, 40 aastat tagasi meie kogukond. Need ei arvanud, et vajame sünagogi. Inimesed ütlesid, kes sina ikka tuleb. See oli veel Nõukogude Liidu aeg, aga täna Jumalale on see sünagoog elab koos. Padre, üpimine, pere, lapsed. Siis kuidas üldse on võimalik planeerida ja panna allkiri 30 aastat ette? Ainult ühel viisil. Tuginedes tugevatele juurtele. Tulevik algab selle allkirjaga, millel on 3000 aasta vanused juudi juured. Juured, mis on läbi elanud impeeriumid, sõjad ja muutusid ja jäänud üldsima. Juured, mis annavad meile identiteedid, väärtused ja suunad. Täna me ei kirjutame alla ainult paberil, me kirjutame alla usaldusele, koostööle ja loodustele, et meie lapsed ja lapselapsed kasvaksid üles teadmisega, kes nad on ja oleksid selle üle uhked. Palju õnne teile kõigile. Kutsun teie ette ka juudikooli direktori Elina Peelinson. Mina tavaliselt räägin, aga täna ma loen. Austatud härra linnapea Menestovski, härra pearabi Šumen-Kort, Eesti juudi kogukonna nõukogu liige proua Alle Jakobson, head kolleegid ja külalised. Täna oleme siin selles väärikas ja ajaloolises saalis olulisem ja kaua oodatud hetkel ajal. Hetk, mil kirjutatakse alla kokkuleppele, mis ei ole pelgalt juriidiline dokument, vaid sümbol, lootuse, arengu ja koostöö sümbol. See on sündmus, mis jääb meie kõigi mällu kui verstapost Tallinna juudi kooli tuleviku teel. Selles saalis, kus kõneleme täna, on kõlanud palju olulisi sõnu ja tehtud tähtsaid otsuseid, aga täna siin ja praegu on see hetk meie jaoks eriline. See on ajalooline hetk, mis tähistab mitte ainult uut lehekülge Tallinna juudi kooli ajaloos, vaid ka lootust ja usku paremasse tulevikku. Me loodame ja usume, et selle sammu kaudu algavad suured ja positiivsed muutused ja avaldavad meie õpilaste õpi- ja arengukeskkonnas, meie õpetajate töötingimustes ja kogu kooli vaimses kliimas. Olgu see kokkulepe alus meie edasisele kasvule, tugevusele, ühtekuuluvusele, olgu see märk sellest, et hoolime oma õpilastest, õpetajatest ja oma koolist ja oma kogukonnas. See kokkulepe sümboliseerib ka sujuvat ja tõhusat koostööd Tallinna linnaga, juudi kogukondade ning meie kooli vahel. Selline koostöö on olnud ja jääb meie edu aluseks. Just ühiselt tegutsedes suudame rajada tugeva ja jätkusuutliku aluse järgmisteks aastateks ja põlvkondadeks. Suur tänu teile kõigile, kes on selle hetke meie jaoks võimalikuks teinud.
aitäh!